räägime ERPRi alkoholiversioonist. Juhul kui meil on vaja teatud partii tunnuseid saada ainult väljatrükkidele koos võib-olla mingisuguse lisainformatsiooniga, siis me võimegi kasutada selleks otstarbeks ainult alkoholiversiooni. Antud juhul ma tegin tõepoolest näiteks konkreetsed alkoholitooted. Tootekaardil alkoholiversiooniga seoses tekivad täiendavad väljad registrikande number, ehk igal alkoholil on siis oma registrikande number, alkoholiprotsent aktsiisi jaoks. Saab kirjutada partii numbrid, antud juhul on nad kolmekohalised, nad võivad ka pikemad olla. Oluline on see, et erinevate partiide numbrite vahel on semikoolon ja tühikut olla ei tohiks. Ja aktsiisideklaratsiooni numbri alla võib siis panna selle informatsiooni, mis alati välja ka trükitakse. Ja ostu puhul ei ole mitte kusagile võimalik mingisugust partii numbrit sisestadagi, küll aga tehakse seda müügi ajal. Et kui ma võtan müügiarved, lähen lisama siia siis uut dokumenti, andes siis kliendi, valides vastava lao, valides tooted ja valides nüüd just nimelt seda alkoholi, siis kui ma valin siit ladu, on siin näha partii ja siit ma saangi selle toote partii välja valida. Neid ridu võib muidugi olla mitu. Et vastavalt ka sellel on siis teatud partii number. Kui ma aga võtan täiesti tavalise toote, millel partiid ei ole, siis ei ole siit ka midagi valida. Ja kui ma nüüd selle dokumendi kinnitan näiteks, ega ta läheb mul laost maha niikuinii, aga sellel väljasta dokumendil ei ole midagi muud kui siis partii number, aga ta toob tootekaardist kõik võimalikud partiid välja, et ta ei erista siin. Küll aga võtab ta dokumendi väljatrükile just nimelt valitud partii ja ka siis selle alkoholi deklaratsiooni numbri, mis tootekaarti sai sisestatud. Ja veel on seoses alkoholiga võimalik siis võtta aruanded müügikäibe alt, siis selline aruanne nagu alkoholi liikumine, mis toob välja siis kõik need registrikande numbrid ja partiinumbrid ja näitab nende liikumist.